Surve Iraanile on jõudnud uuele tasemele. Sellel kolmapäeval, 15. aprillil 2026, ei ole Pärsia lahes näha mitte lihtsalt järjekordset sõjalist kriisi. See on piiramisrõnga kujunemine, mis ühendab endas mereblokaadi, relvastatud liidu ja energiamarsruudid väljaspool Hormuzi. Teheran hakkab kaotama võimet piirkonda väina kaudu sulgeda ning seisab silmitsi samaaegse survega nii merelt, õhust kui ka majanduse kaudu. Kõige pakilisem fakt on selge. Ameerika Ühendriigid kinnitasid Iraani sadamate täieliku blokaadi kehtestamise pärast relvarahu kõneluste ebaõnnestumist. See kogus jõudu 13., 14. ja 15. aprillil ja see plahvatab planeedi kõige tundlikumas koridoris maailma energiavarustuse jaoks. Kuid šokk ei piirdu ainult merega. Teine suund tuleb Saudi Araabia ja Pakistani lähenemisest. Reuters teatas, et mõlemad allkirjastasid ametliku kaitsepakt septembris 2025. Ja nüüd, 11. aprillil, saatis Pakistan hävitajad ja toetuslennukid King Abdulazizi õhuväebaasi, mis asub Saudi Araabia idaosas päris lähedal lahele. See on väga oluline, sest sama Pakistan, kes püüab vahendada läbirääkimisi, tugevdab tegelikult ka seda poolt, mis soovib Teherani ohjeldada. See on karm, külm ja sümboolne samm. Samal ajal kui diplomaatia räägib vaherahust, kasvab sõjaline kohalolek Iraani lävel. See samm vastab ühele hävitavale küsimusele. Kuidas Teherani piiratakse sõjalise jõu ja piirkondliku ümberpaigutamise kombinatsiooniga? Saudi Araabia saab lisakaitset, Pakistan läheneb veelgi rohkem Pärsia lahe mängulauale ja Ameerika Ühendriigid jäävad surve keskmesse. Samal 15. kuupäeval näitas ka Reuters, et Riyadh vabastas Pakistani toetuseks veel $3 miljardit, tugevdades sidet, mis pole enam ainult diplomaatiline. Kas see aitab selgitada olukorda? Miks see piiramine ei tundu improviseeritud? Sellel on poliitiline alus, rahaline alus ja nüüd ka operatiivne alus. Aga kõige vaiksem hoop on seotud energiaga. Saudi Araabia taastas 12. aprillil ida-lääne naftatoru täisvõimsuse, mis on 7 miljonit barrelit päevas. Pärast Iraani sõjaga seotud rünnakuid viib see torujuhe nafta Pärsia lahe äärest Punase mere äärde Jambu sadamasse, ilma Hormuzi väinast sõltumata. See muudab mängu, sest väin on endiselt elutähtis, kuid see pole enam ainus kitsaskoht Saudi Araabia olulise naftatootmise jaoks. Teisisõnu, kui Riyadh selle arteri taas avab, vähendab see Iraani ähvarduse mõju naftavoolule. Numbrid selgitavad, miks see Teherani hirmutab. Ameerika Ühendriikide energiateabe administratsioon ütleb, et Saudi Araabial on 5 miljoni barreli päevas naftatoru, mida saab ajutiselt laiendada kuni 7 miljonini. Ja et Araabia Ühendemiraadid haldavad teist koridori, mille läbilaskevõime on 1,8 miljonit barrelit päevas Fujairani Omaani lahe ääres. See ei lahenda kõike, kuid nõrgestab oluliselt Iraani vana relva, muuta Hormuzi kogu maailma paanikanupuks. Turg on sellest sõnumist juba aru saanud. Lõuna-Korea teatas sel kolmapäeval, et on tavanud 273 miljonit barrelit toornaftat ja 2,1 miljardit tonni naftat alternatiivsetel marsruutidel väljaspool Hormuzi. Selles pogusest lubas Saudi Araabia saata aprilli ja mai jooksul 50 miljonit barrelit läbi Punase mere sadamate ning lisaks prioriseerida veel 200 miljonit barrelit aasta lõpuni. See näitab selle muutuse põhjust. Suured ostjad tormavad kitsaskohast eemale. Kui tarbijad otsivad alternatiivseid teid, ei ole surve Teheranile enam ainult sõjaline, vaid ka majandusliku mõju kaotus. Seetõttu ei ole toimuv klassikaline sissetung, vaid tegutsemisruumi ahendamine. Teherani piiravad üheaegselt piirkondlikud rivaalid, välisliitlased ja energiaturg. Kui see juhtub, kaotab Iraani režiim võimaluse hirmutada ning samuti kaotab aega, et mugavas positsioonis läbi rääkida. Väin jääb endiselt oluliseks, kuid sõltuvus Hormuzi väinast ei ole enam kõigi jaoks absoluutne. Ja just siin peitubki vapustus. Iraani kõige võimsam trumpkaart hakkab väärtust kaotama. Sellegi poolest oleks viga pidada seda olukorda lahendatuks. Associated Press teatas, et vaherahu on endiselt habras ja praegune relvarahu kestab kuni 22. aprillini. Reuters näitas samuti, et nafta on endiselt tundlik ja iga uus rünnak võib turul šokki taas esile kutsuda.
Seega on lõplik olukord järgmine. Teheran on surve all, sest seisab silmitsi blokaadiga, näeb, kuidas rivaalid avavad Hormuzi väina vältimiseks uusi marsruute ning jälgib sõjalise koostöö suurenemist Saudi Araabia ja Pakistani vahel. Ja peab silmitsi seisma ostjatega, kes püüavad tema survevõimet vähendada. Piiramisrõngas tõmbub nüüd koomale. Ja põhjus on lihtne. Kui alternatiivne marsruut tekib ja sõjaline liit tugevneb, väheneb Iraani ähvardusvõime.